meie mees on nüüd turvalises kohas. Näed, USA viis just läbi ühe kaasaegse sõjaajaloo kõige muljet avaldavama päästeoperatsiooni. Pärast seda, kui F-15 eile Iraanis alla kukkus, jäi üks USA õhuväelane vaenlase tagalasse lõksu üle 30 tunni. Aga Ameerika Ühendriikide sõjavägi ei jäta oma inimesi maha. Just sellepärast alustas CIA vapustavas operatsioonis, mis kõlab nagu otse Hollywoodi filmist, ulatuslikku psühholoogilist petukampaaniat, et IRGC täielikult pimestada. Seejärel sillutasid nad tee eliitsete USA eriüksuste julgeks kesköiseks reidiks. Täielik minisõda puhkes pilkases pimeduses, hävitades täielikult 10 vaenlase võitlejaid ja tagades, et me saame oma mehe tagasi. Selle kohta kirjutatakse raamatuid. Selle kohta tehakse filme, kuid USA sõjavägi näitas just maailmale, et kedagi ei jäeta maha, ei ole lihtsalt loosung, mida me iga kord ütleme. See on midagi, millest iga sõdur juhindub. Enne kui me räägime sellest, kuidas CIA IRGC-d oma petukampaaniaga ninapidi vedas, vaatame päästeoperatsiooni üksikasju. Kuulake nüüd. Seda kinnitavad 2 kõrget USA ametnikku ja mitmed hästi informeeritud allikad piirkonnas. Relvasüsteemide ohvitser, nagu meile öeldi, katapulteerus koos piloodiga, kui nende F-15E Strike Eagle alla kukkus. Nad olid lennul ja neid tabati neljapäeva õhtul. Viimase 48 tunni jooksul on toimunud inimjaht relvasüsteemide ohvitseri leidmiseks, kes kasutas seere väljaõpet, ellujäämis, vältimis, vastupanu ja põgenemistreeningut, et vältida tabamist. Ta peitis end kõrgendikul pärast seda, kui oli vrakist eemale kõndinud ja aktiveeris hädamajaka. Aga päästemeeskondadel kulus need viimased 2 päeva, et temani jõuda, sest nii paljud iraanlased üritasid samuti temani jõuda. Iraan oli välja pannud preemia ameeriklase leidmise eest. Ma saan aru, et toimus suur tulevahetus ning mitmed lennukid tuli hävitada. Me teatasime reedel, et 2 päästeoperatsioonis osalenud helikopterid said pista ja mõned nende päästehelikopterite meeskonnaliikmed said vigastada. Me teame nüüd ka rohkem üksikasju A10 Warthogi kohta, mis reedel Kuveidis alla kukkus. See oli osa päästeoperatsioonist. See pakkus õhukatet ja tulistas tõrjetuld, et hoida rahvahulki eemal nii vrakist kui ka kaitsta lendureid. Kes seal peidus oli? Nüüd teame, et see oli kõrdem tünkanõlv. Aga praegu öeldakse meile, et paljud üksikasjad ei tule avalikuks, sest see oli nii keeruline missioon. Aga nüüd saame teatada, et nii selle F-15 teine meeskonnaliige kui ka kõik päästemeeskonnad on Iraanist turvaliselt väljas. Nagu te teate, pärast seda, kui F-15 alla kukkus, eraldusid piloot ja relvasüsteemide ohvitser, kui nad langevarjuga maapinna poole laskusid. Õnneks päästeti piloot vaid mõni tund pärast lennuki alla kukkumist, kuid kahjuks ei suutnud sõjavägi teist lendurit üles leida. Seetõttu sai tema leidmine põhimõtteliselt iga operatsiooniga Epic Fury seotud inimese jaoks prioriteediks, sest tal oli enesekaitseks vaid püstol. Nii et viimase 48 tunni jooksul suunati kõik ressursid selleks, et me leiaksime ta üles ja tooksime ta välja. Nüüd me teame, et põhjus, miks me ei suutnud teda varem leida, oli see, et ta kõndis õnnetuspaigast eemale, mis ilmselt on mõistetav. See oli tõenäoliselt osa tema läbitud väljaõppest. Sa ei taha olla reaktiivlennuki õnnetuspaiga lähedal, sest see tõmbab tähelepanu. Tema ülesanne oli vältida tabamist ja hoiduda kõigest, mis pilke tõmbab. Sellepärast ta ronis 7000 jala kõrgusele harjale, leidis kaljupragu ja peitis end sinna, kuni päästeoperatsioon oli käimas. Sealt sai ta ühendust võtta USA sõjaväega, kasutades oma hädamajakat ja turvalist sidevahendit. Tegelikult kasutas ta seda seadet, et päästejõududega koostööd teha, kui operatsioon oli täies hoos. Nagu te juba teate, toimus lõplik päästeoperatsioon laupäeva öösel ja see oli üks keerulisemaid operatsioone USA eriüksuste ajaloos.
Aga enne kui me räägime päästeoperatsioonist, räägime sellest, mida CIA kogu selle aja tegi, sest neil oli väga suur roll selles, et IRGC jõud tegelikult ei saaks teada, kus meie mees peidus oli. Nüüd kiire meeldetuletus. Kui oled kanalil uus, siis kindlasti vajuta allpool meeldib ja tellimisnuppu. See aitab meid tõesti palju. Aga lähme nüüd selle raporti juurde. Üks Trumpi kõrge ametnik ütles Axiosile, et enne relvasüsteemide ohvitseri leidmist ja USA sõjalist päästeoperatsiooni arustas CIA esmalt petukampaaniat. Levitati Iraanis infot, et USA väed on mehe juba üles leidnud ja nad liigutavad teda maal, et ta riigist välja toimetada. Ametnik ütles, et CIA kasutas oma ainulaadseid võimeid selle mehe relvasüsteemide ohvitseri otsimiseks ja leidmiseks ning see oli nagu nõela heinakuhjast otsimine. Aga selles olukorras oli tegemist vapra ameeriklasega, kes oli peidus kaljupragus täiesti nähtamatu, kui poleks olnud CIA võimekust. Ametniku sõnul jagas CIA kohe piloodi täpset asukohta Pentagoniga. Seejärel andis president kohe käsu päästeoperatsiooni alustamiseks, mille viis läbi Pentagon, samal ajal kui CIA jätkas reaalajas teabe edastamist selle missiooni toetuseks. Räägime nüüd sellest missioonist, sest see oli samuti päris hullumeelne. Olen väga põnevil näha, kuidas filmid selle kõik ümber teevad. Sellesse oli kaasatud 100 eriüksuslased, 10 sõjalennukid, helikopterid, droonid, kübervõimekus ja luurevõimekus. Nüüd tuleb huvitav osa. USA ründelennukid, võib-olla isegi droonid, jälgisid juba seda piirkonda, kus see mees end peitis ja nad olid juba pommitanud kõik teed, mis võisid sellesse kohta viia. Ja lisaks sellele, kui nad nägid, et mõni Iraani kolonn tuli liiga lähedale, siis nad lahendasid olukorra õhust. Siis, kui võimalus tekkis, koondusid USA väed kohta, kus meie mees end peitis. Tegelikult puhkes tulevahetus läheduses olnud IRGC vägede ja USB-joode terrorivastaste päästemeeskondade vahel, kuid õnneks ameeriklaste seas hukkunuid ei olnud. Me ei tea veel vigastatute arvu, kuid surmasid pole. Iraani poolelt oleme sotsiaalmeedias näinud teateid, et hukkunuid võib olla kuni 40. Nüüd läheb olukord tõeliselt hulluks. Kujuta ette, et oled IRGC mees. Sul on lihtsalt AK-47 kaasas. Sul pole mingit varustust ja sa seisad pilkases pimeduses, mis paneb sind arvama, et sa lähed USA eriüksuste vastu ja tuled sellest võitjana välja. Ma arvan, et nad oleksid pidanud lihtsalt koju jääma. Aga siiski suutsid USA eriüksused piirkonnas olnud IRGC jõududega hakkama saada. Ja siis suutsid nad ohvitseri päästa ning viia ta tagasi selle ajutise baasi juurde, mille USA oli loonud lennukite maandumiseks ja õhku tõusmiseks. Aga just siin tuleb mängu ootamatu pööre. Pärast ohvitseri päästmist jäid 2 transpordilennukit, mis pidid komandosid ja ohvitseri tagasi viima, tegelikult liiva kinni. Nii et nad ei saanud õhku tõusta. Ma arvan, et pole lihtne lennuki ratast liivast välja kaevata, eriti kui see on kinnitatud lennuki külge, mis tõenäoliselt kaalub palju. Ma ei tea täpset arvu, aga just siis pidid USA eriüksused tegelikult appi kutsuma. Delta üksus, kes tõi endaga kaasa 3 lennukit, et kogu USA personali evakueerida. Ja lisaks sellele pidid nad õhku laskma 2 rivist väljas lennukit, mis olid sellel ajutisel baasialal kinni. Tegelikult näeme siin lennukid põlemas, kui Iraanis saabus hommik. Vaadake, need on pildid, mis jõuavad avalikkuseni, kui ma seda videot laupäeva õhtul Texase aja järgi salvestan. Nüüd öelge mulle, kas pärast kõige selle kuulmist ei tundu see nagu filmi stsenaarium? Tõenäoliselt film, mis teenib miljardeid dollareid. Kujutage nüüd ette, et olete IRGC liige selles olukorras, sest nemad tunnevad tõenäoliselt täpselt vastupidist sellele, mida meie kõik tunneme. 5 nädalat järjest on USA õhujõud pommitanud nende baase, ilma et taevas oleks olnud mingit ohtu. Siis pärast 5 nädalat pommitamist lasevad nad lõpuks ühe lennuki alla. Aga siis saadame Delta üksused ja päästemeeskonnad Iraani, päästame mõlemad meeskonnaliikmed ja tapame võib-olla 10 või isegi 100 Iraani revolutsioonikaardi võitlejaid. Tõenäoliselt polnud see tulemus, mida Iraani revolutsioonikaart lootis. Siin on avaldus, mille president Trump pärast selle operatsiooni lõppu välja andis. Oluline on siin märkida, et president Trump ei andnud viimase 48 tunni jooksul ühtegi pressikonverentsi. Nii et põhimõtteliselt alates hetkest, kui lennuk alla tulistati, kuni ajani, mil lõpuks päästsime teise meeskonnaliikme. Siin on tema avaldus, kui päästeoperatsioon oli lõppenud.
me saime ta kätte. Head kaasmaalased, viimaste tundide jooksul viisid Ameerika Ühendriikide relvajõud läbi ühe kõige julgematest otsingu- ja päästeoperatsioonidest USA ajaloos. Üks meie erakordsetest meeskonna liikmetest, kõrgelt hinnatud kolonel, on nüüd elus ja terve. See vapper sõdalane viibis vaenlase tagalas Iraani reeturlikes mägedes, kus meie vaenlased teda jälitasid ja iga tunniga aina lähemale jõudsid. Kuid ta polnud kunagi päriselt üksi, sest tema ülemjuhataja, sõjaminister, ühendstaabi esimees ja kaasvõitlejad jälgisid tema asukohta ööpäevaringselt ning kavandasid hoolikalt tema päästmist. Minu käsul saatis USA sõjavägi tema päästmiseks 10 lennukeid, mis olid varustatud maailma kõige surmavamate relvadega. Ta sai vigastada, kuid temaga saab kõik korda. See imeline otsingu- ja päästeoperatsioon lisandub veel ühe vapra piloodi edukale päästmisele, mis toimus alles eile. Me ei kinnitanud seda varem, sest ei tahtnud ohustada teist päästeoperatsiooni. See on esimene kord sõjaväe ajaloos, kui 2 USA pilooti on päästetud eraldi sügaval vaenlase territooriumil. Me ei jäta kunagi ühtegi Ameerika sõdurit maha. Tõsiasi, et suutsime mõlemad need operatsioonid läbi viia, ilma et ükski ameeriklane oleks hukkunud või isegi haavata saanud, tõestab taas, et oleme saavutanud ülekaaluka õhu ülemvõimu Iraani õhuruumis. See on hetk, mille üle kõik ameeriklased, vabariiklased, demokraadid ja kõik teised peaksid uhkust tundma ja selle ümber koonduma. Meil on tõepoolest maailma ajaloo parim, professionaalseim ja surmavaim sõjavägi. Jumal õnnistagu Ameerikat ja head lihavõttepüha kõigile. See on kõik, mis mul teile öelda oli. Näeme järgmises videos.